et Bulgaaria mängis nii, nagu me teadsime, et ta mängib. Seda teavad tõenäoliselt ka kõik teised võistkonnad, kuidas Bulgaaria mängib ja seda teab ka Bulgaaria ise kõige paremini, kuidas ta mängib ja silmas nagu mängu ülesehitus ja taktika. Lihtsalt küsimuse vahe on lihtsalt selles, et kuidas mängijad seda mängivad, et väga kõrgel individuaalsel tasemel. Ja see ongi nende edu, väga kõrge meisterlikkus, ilma asjata ei saada EM-idel ja MM-idel medaleid. Et me teadsime, et nurgaründajad tsoon number 4 saab väga suure koormuse, nii ta oligi kokku 40 tõstet. Me teadsime, et esimese tempo osakond lööb palju vähem, nii ta oligi kokku 15 tõstet. Et kuigi me seda teadsime, et see on veel kord tõestus, et meie meisterlikkus on kehvem, mis on igati ajalugu silmas pidades loogiline ja lihtsalt ühest asjast on mul nagu kahju tänases mängus, et see pagana kolmanda geimi lõpp nii kiiresti läks. Tahaks kõigepealt võistkonna poolt tänada kõiki need inimesi, kes siia sõitsid meid vaatama. Et nendest oli väga-väga suur abi ja ma loodan, et nad ei pidanud pettuma. Ja suur aitäh kõikidele kodustele võrkpallisõpradele. See on hästi oluline, et see läheb inimestele korda ja kui inimesed seda võtavad sellise pika reisi ette, siis järelikult on huvi olemas. Ilmselgelt me suutsime Bulgaariale tekitada ebamugavusi. Alguses kindlasti olime mingil määral üllatunud, et nad ei olnud paremad. Me olime nagu valmis ilmselgelt selleks, et nad tulevad kõvemini, servivad, mida iganes, et nad olid sellised täitsa tavalised, et sellepärast ongi kahju, et me ei suutnud võtta sealt ühtegi geimi, et see võiks selle asja nagu päris huvitavaks teha, aga eks see vahe ongi selle tugevama ja natuke nõrgema, et nemad suudavad hoida seda vahe. Nendel oli igas geimis üks mees, kes tegi hea pika serviseeria. Et üks mees lõi sellist kõva servi, et seal pole nagu väga palju midagi teha, aga esimeses geimis oli ikkagi selline planeeriva mees, kes tegi seal mingisuguse 5. seeria. Seda on natuke liiga palju. Kui tuleb selline kõva serviga, siis tõesti pole midagi teha. Aga sellised lihtsamad asjad tuleb kiiremini ära võtta, et see on meie ainuke võimalik sellise tasemega võistkonnaga mängida võrdselt kuni 20-ni. Ja siis seal on juba kõik võimalik, et seal võib üks serv minna trossist või mis iganes, saad ühe ploki ette ja see võib selle kogu selle asja nii palju muuta, et täna oli ka ilmselgelt näha, et nad mingi hetk hakkasid natukene väristama, et seal nendel üks vastuvõitja oli ikka täitsa endast väljas ja ei saanud rünnakul ka nii palju, kui oli loodetud. Aga kokkuvõttes tegime täna igal juhul parema partii kui Tšehhi vastu ja Venemaa lihtsalt on tugevam, et kuigi Venemaale on vist see Bulgaaria selline ebamugav vastane, aga ma praegu küll arvan, et Venemaa läheb sellest paarist nagu edasi.